Me kõik tahame tegutseda turvalises keskkonnas. Paraku on alati ka neid, kes plaanivad halba. Kuid õnneks on olemas jõud, kes suudavad neile vastu hakata. Oled sa mõelnud, et sa võiks olla üks neist? Küberturvalisus puudutab meid kõiki. Üha enam on vaja häkkereid heade poolele, kes meid pahade eest kaitseks. Ja just seetõttu toimub esmakordselt üle-eestiline küberkaitse õppe- ja võistlusprogramm Cyber Battle of Estonia 2021. Kokku tulid 100 15–21-aastased noored, kes teevad alles esimesi samme küberkaitse maailmas. Küberturvalisus näis mulle väga huvitava teemana, sellepärast, et see on häkkimine. Ma tõesti ei tea kedagi, kellele ei meeldiks öelda, et vaata, ma olen häkker. Ma ei tea, eks ma ise hakkasingi proovima erinevaid asju ja üritasin oma Wi-Fi'sse sisse saada ilma passwordita ja sealt see hakkas, Ma tahaks ennast osata kaitsta põhiliselt. Ja sind huvitab, et kuidas asjad töötavad ja kuidas neid lahti võtta ja kuidas neid manipuleerida, siis häkkimine on väga lahe. Parimad noored häkkerid selguvad suurel lõppvõistlusel, aga selleks, et finaali pääseda, tuleb kõigepealt läbida bootcamp ja eelvoor. Bootcamp on intensiivne häkkimise laager, kus tulevased küberspetsid said enda käsutusse NATO õppustel kasutatava tehnoloogia ja mentoriteks Eesti absoluutsed tipphäkkerid. Sõltub keskkonnas, kus sa oled. Tegelikult siin, kui ma olen noortega, jah, mulle meeldib, et jah, ma ütlen, et ma olen häkker. Cyber ninja. Häkkimine kõlab kindlasti palju lahedamalt kui küberturvalisuse spetsialist. Kuskil ametlikul kohtumisel ma olen mingi infoturbespetsialist. Ma arvan, et ma enda tee leidsin ka siia valdkonda tänu sellele, et häkkimine on ju loomulikult lahe. Kui sa kellelegi ütled, et sa oled häkker, wow, amazing, mida sa teed, mida sa häkid, kus sa häkid. Kui sa räägid kellelegi, et sa oled küberturbe ekspert, aga loomulikult ZFTechis olen siis noorte koolitaja. Omandatud oskused pannakse nüüd proovile regionaalsetel CTF-võistlustel, eesmärgiga kindlustada endale koht finaalis. Eelmine aasta, kui korraldasime Cyber Battle of Tartut, nägime, et see noortele läheb väga peale. Kõik tohutult nautisid seda, said hulganisti uusi teadmisi ja otsustasime siis, et see aasta võtame selle suuremalt ette ja laseme ka ülejäänud Eesti noortel osaleda. Ja see on väga hea. Et see on tasuta ka veel, et siis igaüks, kes on vähegi huvitatud sellest alast, saab nagu tulla ja õppida. Eestis ei ole korraldatud eriti palju ZTF üldse ja see just annab võimalus allrijatele siis alustada. Eelvoorud toimuvad 5 Eesti linnas, Tartus, Pärnus, Paides, Tallinnas ja Narvas. Kuidas sa tunned ennast enne CTF-i? Ma olen õige pisut närvis, süda peksab. Tõsi ka, jah? Jah. See on sinu elu esimene CTF? Jah. Väga vinge. Ma olen juba võistlustel saanud häid kohti, et ma arvan, et ma olen Eestis paremik hulgas. Tervist kõigile! Hakkame aga ruumi liikuma, leidke meelepärased istekohad ja saame vaikselt võistlusega pihta hakata. Vaatame üle siis need keskkonnad, kuhu te peate sisse logima, et saaksite siis oma võistlusteekonda alustada. Nii, esmalt kohad on täpselt samad, nii nagu bootcampis. Võite kasutada loomulikult kõiki materjale, mis me teile andsime. Võite kasutada lisamaterjale, otsida ise internetist juurde. Ainus, mis teha ei või, on sõbralt abi küsida, et saage ikkagi ise hakkama. Kui finaalis osaletakse meeskondadena, siis eelvoorudes on igaüks ise enda eest väljas.
aga Rain, sinu lahkel loal siis paneme käima. Paneme käima. Aga poisid ja tüdrukud, 3, 2, 1. Competition starts. Nii, soovin kõigile edu ja head lippude jahtimist. Cyber Battle of Estonia on ZF tüüpi võistlus. ZF siis nagu Capture the Flag, ülesanne on siis püüda lippu. See on nagu väike pusle, et kuidas sa nagu sinna arvutisse sisse saad ja selle vastuse kätte saad ja see on nagu minu jaoks huvitav. Lipu püüdmine näeb siis üldiselt siin võistluskontekstis välja selline, et noored lahendavad ära ülesande. Ülesandeks võib olla kas siis kuskile süsteemi sisse murda ja sealt siis tänu sisse murdmisele leida see lipp või siis selline pusle tüüpi lahenduskäik läbi teha, et see lipp kätte saada. ZF-itel ma olen osalenud nüüd 2 või 3 aastat ja teen seda sellepärast, et meeldib häkkimine ja just see tunne, kui sa nagu lahendad ülesande ära ja saad selle lipu kätte. Esimene kord, kui ma ZF-il osalesin, oli vist circa 2 aastat tagasi äkki. Ma olin tolleks hetkeks äkki umbes aasta tegelenud sellise programmeerimise ja Linuxi värgiga natukene tõsisemalt ja ma mõtlesin, et davai, sünnipäev, ostan mõned kursused endale, õpin ja siis proovin, mida ma oskan. Ei läinud eriti hästi, ei saanud põhimõtteliselt millegagi hakkama. Ja siis eelmine aasta tuligi see CPOT võistlus, mis oli siis esimene suur, vähemalt kohapealne võistlus, milles ma osa võtsin. Ja kuidagi läks jube hästi seal. Oma tiimiga me siis võitsime Cyber Battle of Tartu ja peale seda läksime edasi Cyber Battle of Emiraatidele, kus me siis esindasime Eestit ühe tiimina 2. ZF on lahe selle tõttu, et siin on ülesandeid väga erinevatest kategooriatest. Meil on ülesandeid veebikategoorias, erinevaid võrguteadmisi vajavaid ülesandeid, aga ka siis steganograafiat ehk siis piltidest informatsiooni leidmist, kui ka siis reverse engineering, digitaalne krüptograafia. Tegelikult sul ei pea olema üldse mingit IT-alaseid oskusi, et see CTF-i eesmärk on, et sa tuled, me õpetame, räägime sulle, meil on õppematerjalid. Nii-öelda internetiprotokollide õppimine, kuidas täpselt internet töötab, millised on need nõrkused, kuidas neid nõrkuseid kaitsta, et kõik selline teema on nagu huvitav. Meil on noortele loodud spetsiaalne platvorm, kus peal saab siis harjutada häkkimist. See põhineb siis CyberRange tehnoloogial, mida kasutatakse ka siis suurte küberõppuste jaoks, erinevate ettevõtete jaoks. Ja selle peal siis sama tehnoloogiat kasutades õpetame välja ka noori, et harida neid kübervaldkonnas. 4 aastat tagasi me saime isegi NATO käest auhinna, et see on Best Cyber Exercise Visualization Tool. IT-ga olen ma umbes, ütleme, 2.–3. klassist tegelenud. Alustasin elektroonikaga üldse ja siis ma hakkasin programmeerima elektroonilisi seadmeid. Ja siis ma hakkasin keskenduma eraldi informaatikale ja programmeerimisele, kuni ma leidsin lõpuks küberturvalisuse, kus ma sain erinevaid oskuseid kokku panna. Olen ise ka koos arvuteid ehitanud ja transistoreid õhku lasknud, et väiksest peale on juba IT-huvi sees olnud. Lisaks oli see naljakas, et ma tahtsin oma esimese sünnipäeva raha eest osta endale puldiautot, mitte nukkusid, nagu teistel oli kombeks. Siis ma jõuludeks sain päiksepaterii komplekti, siis ma hakkasin proovima, kuidas ühendada seda sellele samal autole, ehk siis natuke seda autot lõhkuma. Ja siis ma avastasin, et neid autosid saab ise programmeerida, kuni nüüd on aastatega möödas ja lähen ise õppima informaatikat. Arvutid on mulle huvi pakkunud juba väga kaua aega. Ma programmeerimisega alustasin juba päris noorena, kas isegi enne 10. Sealt ma olen läinud edasi programmeerimisvõistlustele. Rahvusvahelistel võistlustel ma olen võitnud 1 hõbemedali ning 1 pronksmedali. Viimase paari aastaga olen leidnud enda jaoks siis sellise häkkimise.
noh, häkkimine kindlasti on sihuke fancy sõna ja cool sõna nagu noorte seas. Kui me võtame kas või mingi pentesti, mis on ka häkkimine, tegelikult ametlik nimi tal on sissemurdmistest. Pikk ja kole nimi, aga häkkimine on sihuke cool, annab mingit sihukest kõva feelingut sulle. No ma olen alati lihtsalt arvutitest huvitatud olnud ja sellised häkkimise asjad ongi nagu, kuidas nüüd öelda, lihtsalt kõige põnevam asi, mis mina suutsin välja mõelda, mida nende arvutitega peale hakata. White hat häkkerid ja eetilised häkkerid teevad siis seda kõike läbipaistvalt, teevad avalikult ja tihti nad saavad selle eest ka siis tasu. Näiteks teevad infoturbe testimisi erinevatele ettevõtetele, kes on seda tellinud. Ettevõte on teadlik, et neid testitakse, otsitakse turvahaavatavust. Meie teeme seda sama asja, mida Black Hat, aga me teeme seda heale eesmärgile. Ja need pahalased, kes on, neid siis nimetavad Black Hatideks ehk siis mustad kaabud. Et need inimesed, kes siis ei jälgi reegleid, kes siis üritavad varastada mingid andmeid, näostada mingid veebisaite, rünnata mingeid võrke ja arvuteid ja maailmas ülekaalus pigem on Black Hat häkkerid. Me loodame väga seda olukorda parandada ja me seda noortele siis promomegi, et tulge ikka heade poolele, teil on tunduvalt turvalisem tagala ja teil on väga lahedad töökohad. Infotehnoloogia on meie ümber kõikjal, alates kodudest ja koolidest, lõpetades ettevõtete, linnade ja riikidega. Küberkogukonda on vaja laiendada. Meil on vaja uusi inimesi, meil on vaja neid hõlmata juba küberringkondadesse nooremalt kui see, kui nad on alles ülikoolist välja tulnud. Pärast Tartu eelvooru korraldas CTF Tech Eesti küberkogukonna meetup ürituse Building Cyber Talent Together. Kokku viidi Cyber Battle of Estonia Tartu võistlusel osalenud noored ja küberkogukonna eksperdid eesmärgiga otsida koos noortega toimivaid praktilisi lahendusi kübertalentide arendamiseks ja seeläbi kogu kübervaldkonna arenguks Eestis. So, I would like to present to you the cybersecurity project lead at Startup Estonia, ladies and gentlemen, Mari-Li Hendrikson. Noortel, kes meil siin osalevad, kes saavad siis tööealiseks, neil on tulevikus tööpõldu absoluutselt igal pool. Nii Eestis, välisriigis, see on piirideta valdkond. Teile siia kohe niimoodi näituseks on ka Timka ja Raini kõrval istumas Allan, sõpradele Al ja Richard. Nemad on head näited sellest, mis võib juhtuda siis, kui teil läheb väga hästi siin võistlusel. Aasta tagasi toimunud Cyber Battle of Tartult, mis oli siis Lõuna-Eesti noortele korraldatud CTF, tulid 3 noort inimest ja mul on väga hea meel ja uhke tunne öelda, et nad on juba CTF Techis tänasel päeval tööl ja panustavad siis selle aastase Cyber Battle of Estonia korraldamisse. Reena, kuidas sul, kas aastaga on palju muutunud siin elus? No, igem ikka on aastaga päris palju muutunud, et nüüd lõpetasin gümnaasiumi, sain CTF Techi tööle ja nüüd lähen päriselt informaatikat õppima Tartusse, aga muidu põhimõtteliselt suures osas aitangi välja mõelda seda, et kuidas jõuda noorteni. Näiteks me nüüd käisime tegemas Kaitseliidu perepäeval mini-CTF-i, kus ma siis koos Richardiga aitasin neid ülesandeid kokku panna ja siis noori juhendada. Kui meie poolt on ka näiteks mingid ülesanded valmis, siis nemad käivad kõik läbi. Et oleks arusaadav kirjeldus, nad teavad, mis on moodne ja võib-olla pop just noortele. Ja väga huvitavad ülesanded oli raskemaid, oli lihtsamaid. Mul oli 2 tükki tehtud, kuni ma selle blogis avastasin, et see on lihtsalt local file inclusion. Ma arvasin, see on remote code execution. Sellepärast, et ma vaatasin seda source code'i. Seal oli siuke asi nagu contactme.js. Ja siis ma teadsin, et see on see contact form. Ma otsisin ja siis sellele on exploit, sellele on cross-site scripting exploit, mitte remote code. Ja siis ma proovisin, mitte midagi ei tulnud. Ja siis ma lõpuks panin kogemata üles parameetrisse suvakad tähed ja siis ma vaatasin seda errorit ja ma olin nagu. Noorte huvi on üsna enam kasvamas. Me näeme ka seda, et kui see asi luua mänguliseks,
teha see asi mänguliseks, et ei ole selline toores teooria, nagu koolist tuleb, siis noored üha enam huvituvad sellest. Nad võib-olla vahetavad oma arvuti mängimise hoopis välja kübertestimise õppimise vastu. Aga kui sa praegu saaksid öelda nendele inimestele, kes võib-olla näevad CTF Techi bännerit või kutset mõnele üritusele, siis miks peaks tulema? No ma arvan, et peaks tulema pigem just sellepärast, et ennast proovile panna, et vaadata, kas see sobib sulle. Sellepärast, et karta ei ole siin midagi. Et kõik on nagu kõik näidatakse ette, kõik seletatakse lahti, kui sa ainult küsid. Ja keegi ei kritiseeri, kui midagi läheb valesti või siis ei tule välja. Et see on täiesti riskivaba. Kuule, Ants, sa oled lõunapausil, kõik teised lahendavad, aga sa oled siin. Ja, ma sain kõik lahendatud juba. Aga sul kõik valmis juba? Okei, siis võib rahulikult muffinit süüa küll. Palju õnne? On sul meeles ka, mis ajaga sa täpselt lahendasid? No oli kuskil 2 tundi 55 minutit äkki, umbes. Üle tunni jäi ilusti raisata. Ma tulin siia Peetri ja Markoga ja me tunneme üksteist alates 10. klassist, kui me kõik hakkasime ühes klassis õppima Tallinna Reaalkooli reaalprogrammeerimise suunas. Ja kõik tehtud. Ei tehtud, miks nii kaua aega võttis? Mis mõttes ma tegin? Ma viimases ülesandes ma mingi SSH username ei suutnud välja mõelda. Häkkimise sellisega ma otseselt olen tegelenud umbes aasta aega, kui me kolmekesi hakkasime koolis võistlustel osalema ja tegime oma CTF-tiimi. Ma 5 minutit enne lõppu sain seda flagi lõpuks. Jah. Me oleme osanud umbes 20 CTF-il. Need on kõik rahvusvahelised, seega seal osalevad maailma tipptiimid, ehk siis me tähti tippu ei ole väga jõudnud. Kõige paremad kohad on mingi 7. ja 10. vist. No nii, top 3 mehed. Kuidas kõhutunne ütleb? Olete väljaspool CTF-i tiim ja nüüd lähte finaaliga tiimina? No loota võiks ju. Loota võib, jah? Ikka kardan, et tiimid aetakse segamini siin pigem. Ja ma kardan ka ausalt öeldes. Lõpuni on jäänud 10, 9, 8, 7, 6, 5. Veel jõuate flagi sisestada. 1. Kõik! Finaalis nad osalevad meeskondadena seetõttu, et harjutada meeskonnatööd. Jah, meeskonnatöö, väga tähtis asi. Kuna ilma meeskonnatööta tegelikult see asi siin isegi saaks nagu, see lihtsalt ei töötaks. Me bootcampi eelvoordes valime tugevamad, segame nad ära nõrgematega. Seda siis, et hajutada neid teadmisi, nad üksteist saaksid õpetada, nad saavad koos harjutada. Igas võistkonnas on 5 liiget. Kuidas sulle esimese pilguga tundub tiimi tugevus? Täitsa arvestatav kindlasti. Mulle tundub, et vaib on hea. Kuule, sul oli täna eesmärk, et sa jääks viimaseks ja nüüd oled siin koos nende suurepäraste härrasmeestega finaalis. Jah, see oli tõesti üllatus. Sümpaatne. Jah, ma olen oma tulemusega väga rahul, et ei jäänud viimaseks. Kuidas sulle tundub praegu enda võistkonnakaaslased? No, eks me saame hakkama ja ma arvan, et nad suudavad oma oskuseid näidata ja väga hästi teha. Kui olete oma nime valmis mõelnud juba? Cybermonkeys! Minu soovitus neile, kes see aasta ei tulnud, oleks, et tulge ikka, siin ei ole midagi karta. Noh, esimest korda oled CTF-il ja kohe finaalis. Mis mõtted sul peast tekivad? Ma olen rahul. Ma kujutasin ette, et minust ei saa liiga palju paremaid olla. Ma olen näinud inimesi, kes tulevad kohale 0 teadmist, ei meeldinud, okei, kogemus olemas, tulevad kohale, jube meeldis ja nüüd nad on kaaslased, kellega ma saan rääkida sellest, minna koos võistlustele ja nii edasi. Ma arvan, et see on selline mega võimalus ja siit saabki väärtuslikke kogemusi, uusi sõpru sellest valdkonnast, kellega sa kindlasti tulevikus ka kohtud. See kõik oli alles eelmäng. Nüüd asuvad meeskonnad võistlustulle Tartu Ülikooli spordihoones, kus lihaste ja kontide asemel ragisevad seekord võistlejate ajud ja ka nende sõrmed klaviatuuridel. See on seni suurim noorte küberlahing Eestis, mida lihtsalt peab nägema. Finaal on selline uus kogemus võib-olla. Ma olen korraldajatelt kuulnud, et see on nagu ikka väga võimas pidis olema.